Tere Maire, tere Helena. Tere. Ja väga äge on siin Kalijärve talu on ju olla. Ja teie olete tuntud siis Eestis konstellatsiooni tegijatena või ma ei teagi, kuidas seda tutvustada. Seda on keeruline tutvustada. Sellepärast, et konstellatsiooni maailm on olnud Eestis. Mis aastast, Helena? 2005 oli esimene kord, kui mina tutvusin. Ja 2007 sina, Maire, läksid õppima seda või? Ei, ma läksin varem. 2007 läksid õppima. Ausalt või? 2005 ma nägin esimest korda konstellatsioone. Ja 2007 sa läksid õppima. 2009 sa läksid eksamitele. Selge. Ja. Või 2006 läksid õppima. Väga hea, kui laps mäletab. Vana inimese mälu on vana inimese mälu, ega ei ole enam meeles, kus, mida sa õpid. Aga sina oli, kumb siis oli esimene? Ma lugesin seda, et sina soovitasid siis Helenal minna, aga lõpuks sa läksid ise. Ja... See oli huvitav moment, ma võin seda natukene laiemalt rääkida, sest minul hukkus poeg ja Helenal hukkus vend mootorratta avariis. Ja nagu ikka pärast sellist traumat me otsime abi. Ja ma sattusin Indiasse ühe grupiga, see oli Ayurveda grupp, kus siis mul oli tõsised küsimusi, kas reinkarnatsioon on olemas või ei ole ja nii edasi, nii edasi. Ja seal oli selline seltskond, kes kõik soovitasid, et mine tunne ennast ja teisi kursusele. See on Bill Rilleri Ameerikast loodud Adleri õpilase kursus, mis ta kunagi lõi. Ja nagu ikka hea ema kõigepealt saadab tütre. Ema asja, et minul ei ole abi vaja, aga Helena. Ma lugesin ja siis ma saatsin tütre sinna õppima. Tema läbis selle kursuse, see millisena ta 3 päeva pärast tagasi tuli, see oli vapustav. See oli märgatav. See oli väga märgatav. Tal tekkis uuesti elurõõm ja hästi palju kõike muud. Ja see pani siis mind ega ma siis ka veel ei läinud, minul ei ole abi vaja ju. Ma saan ju kõigega hakkama. Niimoodi me elame. Paljud ise, ei me saame kõigega hakkama. No ja siis finaal oli see, et lõpuks ma siis läksin. Ja kui ma seda kursust läbisin, siis ma ütlesin, et ei, eesti keeles peab see kursus olema, sest eesti keeles seda ei olnud. Et keegi ei olnud varem Eestis teinud seda? Eesti keeles ei olnud. See oligi Eestis, aga ta oli venekeelne ainult. See oli Moskva kooli alt. Kuna me mõlemad Peterburi kooli alt vahet ei ole, et siis ma ütlesin, et okei, et ma lähen siis selle treeneriks õppima. Okei. Ja siis ma õppisin seda, sinna oli palju raskem tee konstellatsioonide juurde. Tegelikult ka seal oli nii meeletult kõike, mis oli enne vaja teha ja mis oli pärast vaja teha. Et see esimene kursus siis, see ei olnud üldse konstellatsioonid? Ei, see ei olnud üldse konstellatsioonid, see oli Adleri psühholoogia põhine ja siis oli see tunne ennast ja teisi treeneriks. Helena on nüüd ka selle treener. Okay. Ja niimoodi meil siis nüüd tuleb ka septembris muuseas, väga hea reklaam, 18-20 september on meil see kursus. Me pole 2 aastat teinud, sest ta nii väsitav, et minul ei ole enam jõudu. Treenereid Eestis ei ole. Oota, see on siis intensiivsem kui see konstellatsiooni? Palju intensiivsem, ta on 2,5 päevane ja ta töötab läbi need mustrid, mis meil on alateadvuses lapsepõlvest peale. Ja me tegelikult elame nende järgi. Sest kui me mõtleme, kes me oleme, kes oleme meie kui inimene üldse, siis minul on filosoofiline küsimus. Ma siiamaani ei tea. Aga teiselt poolt on olemas meie lapsepõlv, meie ema üsaaeg, kui me oleme emaga ühendatud, kui on 2 hinge ja 1 keha ja 1 keha ja 2 hinge. Siis me võtame sel ajal programmid üle suguvõsa programmid, kõik, mis on tulnud sealt varesemast, mida me hakkame siis teenima, nagu lolli. Siis me ütleme, et me tuleme, teeme kõik korda, kallis ema, põisa. Ja siis oleme need tolakad, kes kannatavad selles elus. Siis meil lapsepõlves öeldakse, millised me peame olema, kuidas me peame käituma, mis on õige, mis on vale. Siis lükatakse meil komplektiks, tehakse meil traumasid ja siis me hakkame sealt välja ronima.
no lisaks on siin oluline on ka sünnijärjekord ja muud asjad. Sünnijärjekord, esimene laps. Ja esimene, teine, kolmas, neljas, viies ja nii. Ja siis on ka ainukesel lapsel on oma eripärad ja see kõik tuleb sealt kursuselt välja. Hakkavad juba sealt tulema. Siis on, kui on meil vanemad, eks ju, ja nemad kasvatavad meid, siis on veel lasteaed ja siis on veel kool ja siis on sootsium ja siis on meie suguvõsa mustrid. Aga siis on veel kollektiivne mõtlemine, see on suurem kui suguvõsa. Ja siis esitame küsimuse, kes me siis oleme? Kõige selle jama sees. No, oleme ausad, me ei teagi, kus oleme meie, kus on see sootsium, mis meie käest nõuab, et me peaks tegema nii või naa, või kus on suguvõsa programm, mida me nagu lollid täidame. Ehk siis ta on nagu mündi 2 poolt, ütleks mina. Et tunne ennast teisi kursus on nagu see, kus ma saan rohkem nagu pühendada ennast, et näha just seda, mis ma olen lapsepõlvest saanud endale kogemustena kaasa. Pluss ka vanemate mõju või vanemate mitte olemasolu mõju või vendade õdedega suhe või mis iganes. Ja konstellatsioon on just see, mis on selle mündi teine pool, et ta töötab just läbi suguvõsamustreid. See, mis me oleme võtnud süsteemselt endaga kaela kanda. Okei. Ma mõtlesingi küsida sihukest küsimust, et kui tuleb, ma ei tea, keegi Rauno kuskilt Kohilast ja ta tahab teada, mis on konstellatsioon. Kas seda on võimalik üldse niimoodi hästi lihtsalt ära seletada? Sest mina olen käinud siin on ja ma olen teinud seda kogenud ja olnud osa sellest ja enda selle töö teinud on ja ega ma ka ei teadnud, mis seal saama hakkab, aga on seda võimalik üldse seletada? No mina ütlen seda, et meie kõik on energia. Kõik. Me ise oleme ka. Ja kui me vaatleme meid, siis me koosneme rakkudest. No me keha koosneb rakkudest. Keha, jah. Ja see on terve süsteem. Kui me vaatleme suguvõsa vanemid, siis on teine süsteem. Siis on suguvõsa süsteem, mis kõik koosneb samamoodi rakkudest, ainult selle asemel on inimesed. Ja kui me vaatame veel laiemalt, kui suguvõsas on meil 126 vähemalt inimest, mis mõjutavad meid. See on siis 7 generatsiooni. 7 generatsiooni. Siis kujutage ette, me elame sidemetes. Meil on sidemed. Nad on nähtavad või nähtamatu. Praegu sa vaatad mulle silma, nähtav side. Aga on nähtamatu side, mida me võime mitte näha. Ja võt, konstellatsioon on see, mis toob neid sidemed välja ja need kohad, kus on hästi tugevad pinged. Me keegi ei tea midagi. Mis sa arvad, et me teame või me oleme ka Leenaga lollid? No ikka piisavalt. Sel hetkel, kui me tööd teeme, me ei tea mitte midagi, sest igal inimesel on oma. Ja kui me võtame seda, et see peab nii olema ja nii edasi, siis me ei saa inimest aidata. Selle jaoks, et aidata, me peame olema väiksemad. Ja tegelikult kõik info tuleb ju kliendi seest. Minu jaoks oli võib-olla kunagi oluline mõte selles, et kui tuleb minu juurde klient või Maire juurde või mis iganes terapeudi juurde, siis ta ei tule üksi. Tema selja taga on 7 põlvkonda inimesi. Ja see kuidagi aitab alati sind tuua sellesse kohta, kus sa ei pane ennast kuskile kõrgemale teadjaks, et mina nüüd tean. Pigem sa suudad säilitada seda, mis ma muuseas tunnen ennast teisi kursuselt just õppisin, just seda inimesega ühel tasandil olemist. Ja teades, et ka minu selja taga on suguvõsa. Ja tema selja taga on suguvõsa. Ja kui me nagu võrdselt ikkagi oleme siin, või isegi natuke võib-olla väiksem, sest ma tõesti ei tea, mis on mõjutanud seda suguvõsa, siis see aitab sind nagu kohal olla. Mulle tundub, et see ongi selline, et kui sa lähed sinna hullusükse teadmisega, siis sa ei saa üldse kogeda, mis seal sellel ajahetkel on. Vabadus kaob ära. Vähe sellest, siis me hakkame juhtima inimest enda mõtete järgi. See on üks kõige hullemaid asju, ma arvan, mis saab teha. Sükseid konstellööre on ka või? Ma ei kommenteeri. Kõike võib olla. Ma arvan, et selline oht on pigem siis, kui inimene ei ole koolitust läbinud. Seal pannakse hästi selgelt paika. Ma kardan, et need inimesed, kes vahel hakkavad oma peast neid asju tegema, sest vaatavad, nii lihtne.
siis nad on tegelikult juba konksu otsas, sest nad ei tea, mis selle taga tegelikult seisab. Ja see on väga suur oht, millega see võib kahjustada inimest. Okay. Et ma arvan, et kes ei ole koolitust läbinud, kes ei ole baasi kätte saanud, siis ei oleks õigust ikkagi seda tööd teha. Sest siis nad kipuvad võib-olla tõesti minema väga suureks ja arvame, et mina nüüd tean. Aga võib-olla ta on juba konksu otsas. Okay. Aga kuidas seda konstellatsiooni niimoodi seletada, et sa tuled sinna, see on üldiselt mingis ruumis, minu kogemusel on seal palju inimesi ümber ja siis määratakse mingid rollid ja hakkab nagu siuke näitemäng pihta või ma mõtlen just nagu siuke füüsiline geomeetria, mis seal nagu joonistuma hakkab, et või sobib seda üldse seletada? Jaa, konstellatsioonis on ülioluline osa, mis töötab, on siukene infoväli, mida siis teaduslikult nimetatakse morfogeneetiliseks väljaks. Ehk siis see on väli, mis omab infot sinu suguvõsa kohta. Okay. Ja see hakkab seal tööle. Meie omame lihtsalt tööriistu, tänu millele me oskame seda lugeda. Et kuhu inimene paigutab ennast või ja see asendav tunnetus on teine tööriist siis, mis on ülioluline, sest inimene, keda me asendame, ehk siis kliendil on küsimus näiteks emaga. Siis on oluline, et ta paneb ise endale asendaja ja paneb asendaja oma emale. Et siis näha keegi teine inimene, kes tuleb sinna, seisab kuhugi põrandal seal ta muutub tema hinge asendajaks, ehk siis ta näitab, mis tegelikult toimub hinge tasandil. Okay. Meie ülesanne on näha, kas see inimene nagu tõesti seda tajub läbi otse või siis ta vahel lülitab ka enda suguvõsa süsteemist midagi käima. Vahel on, satud mingi koha peale, tuleb välja, et sul on endal täpselt sama teema. Ja siis et sa oled kellegi teise töös. Ja täpselt, vahel juhtub. Ikka juhtub, me oleme inimesed. Aga nii tuttav ise endale. Ja siis konstellöörina teed, midagi nagu ei mõju, siis mõtled, üles kontrollid, kas see on tema isiklik või on see ikkagi veel asendavast tunnetusest. Et siin on ka hästi suur roll nagu. Tema isiklik või asendavast? Tema isiklik teema on käivitunud töös. Okay. Ehk siis ta ei ole enam puhas asendaja. Ja ta on läinud nagu läbi töötama iseenda teemat. Okay. Vahel juhtub ja siis ta hakkab ju mida tegema. Ta hakkab oma tööd sisse lükkama teise töösse. Ja võt see on ka konstellööri vaistu ülesanne oskus teha vahet. Kas ta läheb nüüd oma isiklikku protsessi, hakkab oma teed minema või ta läheb ikkagi teenib nagu seda klienti. On väga ausaid asendajaid, kes ütlevad, et ma tunnen, et see on praegu minu isiklik. Tehke midagi umbes. Ja siis meil on võtted, et seda lahendada, nii et ta saaks puhtalt kliendi asendaja edasi olla või kellegi asendaja. Okay. On ka variante olnud vahetada asendajad. Kui sa näed, et ta nagu on, saboteerib täiesti, et ta viib kogu aeg midagi enda peale selle asemel, et minna liikumisega kaasa, mis seal juba ammu on valmis, nagu öeldakse. Ütleme ausalt, seda juhtub harva. Aga seda on väga harva. Ma ütlen ausalt, seda on tõesti harva. Aga see vahel on. Aga see on ka variant. Minu kogemusel seal võib väga huvitavaks minna ja igasugused asjad juhtuvad. Vaata, info on inimese sees. Mis on väli, millega me töötame? Ja see on väga õige. Tal on palju nimetusi nagu heal lapsel. On teadjaväli, on ravimväli, sest ta töötab hinge tasamega ja kuna meil on väga paljudel kõik hing kinni. Hing kinni. Hing ei luba avaneda. Inimesed ei luba endal nagu siiralt olla need, kes nad on. Kuna neil on nii keeruline, sest nad on ennast nagu kinni pannud maailma eest. See oli see, kui Maire ütles, et ma tulin teistsugusena tagasi, sealt tuli ennast teisi kursus. Ma tulin nii avatud hingena, et see oli vau. Milles enne ei oli? Kogu maailm on ma olin ikka väga nagu raskes seisund, kogu aeg nutsin ja nii edasi, kramplikult kinni. Siiras ma olin olen nagunii olnud seda. Aga lihtsalt kuidagi
no raske oli siis. Aga seal kuidagi avanes niimoodi, et ma mõtlesin, et terve maailm ongi ainult ilusad ja häid inimesi täis. Tegelikult tuli välja, et ei olnud ikka see oht alati on. Liiga avardunud ka ei saa kõigiga olla. Et vahel see on, aga see läheb mööda. See läheb mööda loomulikult. Aga siis sa õpid nagu seda vahet tegema. Meie hing on nagu lill. Kui te mäletate, kui me kardame või kui meil on mingi ootamatu situatsioon, trauma või miski, siis meil läheb nagu seest kõik lukku. On ju nii? Me kangestume, meil seest. Ka füüsiliselt. Me tajume seda, kuidas meil hing läheb raske. Ja meil on raske, me ei saa hingata õieti. Me enam sügavalt, väga sügavalt eriti ei julgegi hingata, sest meil on seal valu. Kui me vaatame valu, mis on, lõikame kätte, siis seda haava me näeme. Ta on nähtav. Ja meil on kehal oskus üldiselt seda tervendada. Meie alateadvusel või hingel on olemas ka teatud oskused. Aga tema kõige tähtsam moment on see, et ta paneb su kinni selleks, et sa ei saaks rohkem haiget. Ja konstellatsioon on see, kus kõik, kes istuvad saalis, kõik, mis toimub teise inimese töö ajal, ta niikuinii puudutab hinge. Me oleme kõik seotud. Tunded on inimestel sarnased. Ja see hetk meil hakkab see hing, mis on nii karjub seal sees ja mis on nii kinni, ta vaikselt avaneb. Tihti inimestel tekivad pisarad vaadates midagi muud. Sest hing hakkab lahti minema. Ja täpselt sama, väga palju hingi on üldse kinni. Miks? Neil on valu. Ja siin tuleb jällegi siis see konstellatsiooni teema, et kas see on ainult tema enda valu või on see kellegi teise valu. Võib-olla on see põlvkondade ülene valu, mis tuleb juba vanaemalt, vanaemale, emale. Ja siis sünnib laps, kes lihtsalt kannab meeletut valu ja nutab terve elu. Ja kui lapsel on, kui ema lapse kandmise ajal on hing kinni või seal on ainult valu. Laps püüab ema hingega kontakti saada. See on aru saada. See on armastus. Ja ta läheb ema juurde, aga seal on valu. Ta koputab ema hingele. Aga vastust ei saa. Mis on siis tema jaoks armastus? Siis tema jaoks armastus võrdub valu. Ja siis ta pidevalt elus saab haiget. Sest ta otsib armastust, aga armastus võrdub valu. Mõnes süsteemis on armastus võrdub viha. Me peame kogu aeg kandma viha selleks, et tunda ennast armastatuna. Me loome situatsioone, kus me kogu aeg peaksime vihastama. Sest see on ainuke, mis meid seob oma esivanematega. Või vähk. Ema suri vähki. Ma nii kardan vähki, aga hirm on mis? Üks kõige madalamaid energiaid. Ja ma nii kardan. Ma ei näegi ema. Ma näen ainult vähki. Mille kaudu tekib side läbi vähi. Praegu on seda väga palju. Väga palju üldse, kui on rasked saatused, kui on mingid rasked haigused, siis on väga keeruline lapsel võtta vastu kas isa või siis ema. Just sellepärast, et ta nii kardab seda saatust või seda haigust, et ta vaatabki ainult seda haigust või rasket saatust. Ja sealt tekib kord. Ja siis ta ühineb selle raske saatusega hoopis. Selle asemel, et vaadata otse isa või ema. Ja võtta sealt jõudu. Ta ei julgegi sealt võtta, sest seal on vahel on midagi nii rasket, et ta ei julge vaadata otse. Oota, aga see on siis seotud sellega, et kui laps on üsas ja... Ei ole ka sellega, see ka on, aga eluajal ka. Okay. Muidugi. Kui me kujutame ette, et laps näeb, kuidas ema sureb vähki. Yeah. Rasked ajad, lõpuks ema nagu ei olegi, aga meie eluenergia tuleb emalt ja isalt. On ju? Meie jõud, mis me tuleb, meil tuleb see meie elujõud ja eluenergia, kõik tuleb läbi vanemate ja esivanemate. See on nagu veevool. Ja kui me väga kardame, ehitame tammi. Aga kujuta ette, kui see tamm on ehitatud seal mitu sajandit tagasi.
palju sealt siis armastuse või eluenergiat voolab? No see on tamm. Armastus on nagu vesi. Ja nüüd sa ehitad tammi, sest ma nii kardan võtta vastu sellist rasket saatust, nagu seal on. Ma panen ühe kivi, teise kivi, lõpuks on tamm. Seal tekib soo. Energia meieni ei jõua. Kui sa võtad vesi ja mädanev vesi. Ja siis mis on vaja teha? On vaja kõigepealt tammilt eest ära võtta üks kivi. Et vesi hakkaks voolama. Alustuseks vähemalt üks. Vähemalt ühe kivi. Mõtle, kui sa võtad kogu tammi kohe maha. Siis sind murrab see. Ja sa lendad koos veega ei tea. Sellepärast on vaja väga targalt anda ainult vahel üks samm korraga. Ja siis, kui see vesi hakkab, inimeseni jõuab see energia, siis on tal juba, vesi juba voolab jõeda. Istu laevukesse ja sõida. Täpselt sama, kui sa võtab partnersuhe, paarissuhe, mis on küllalt keeruline, üks keerulisemaid tööd, siis kujuta ette, kui sa istud paadis ja sõuad eri suunda, mis selle paadiga juhtub? No tahab pooleks minna. No, kas ta keerleb koha peal või üks... Pooleks ta. Palju siis pooleks ta ei lähe. Üks püüab ühte kaldasse minna, teine teise kaldasse. Keerutavad seal koha peal, midagi edasi ei lähe. Ja kogu aeg on pinge. Ütleme nii, et areng puudub. Ütleme nii. Ja ka pinge on kogu aeg sees. Ja see võitlus, partnersuhe on see, kui sa istud ühes laevas, selles rahulikus vees, kus vesi voolab, esivanemate juurest mõlemal on rahulik veevool. Ja kui sul on rahulik veevool, sa istud ja vaatad ainult suunda, kuhu sa tahaks koos liikuda. Ja väga väikse ääru tõmbavad. Suudad sa seda laeva või paati viia sinna, kuhu me soovime koos minna. Või siis lased lihtsalt mehel hoida seda suunda. See on tema. Oota, mis asja see on teha? Lased mehel hoida seda suunda. Sulle ei meeldi see mõte? Väga meeldib. Aga teine variant on veel konstellatsioonis, kui me võtame sellest nurgast nüüd, kui me võtame selle jõe teema, siis kui me mõtleme nüüd lapsed, kes kasvavad suureks ja on saanud suuremaks kui vanemad. Okay. Mis see tähendab siis? See tähendab seda, et vahel juhtub nii, et laps ju arvab, et ta on palju targem kui ema, palju suurem kui ema. Ja hakkab veel õpetama ka, kuidas peaks asju tegema. Viigi väike päda. Kuigi ise on laps, eks ole. Isegi kui suureks kasvab, ikka arvab, et on suurem ja targem. Seal on igasuguseid süsteemseid eripärasid võib olla. Tihtipeale see võib olla lihtsalt laps, kes satub kas tema enda vanaema koha peale või vanaema koha peale. Ja siis me hakkame vastu sõudma, vastu suunas. Siis me hakkame vastu voolu üksinda rügama. Energiat ei ole, võhma läheb palju, sõuad ja sõuad, aga midagi nagu jõudu ikka ei tule ju. Ma sain aru, mis sa tahad küsida selles suhtes, et kuidas me saame olla vanavanemad. Süsteemis on olemas kindel kord. Alustame seadustest. Leena räägib. Selle osa lõikab välja selle lõpus. Siis ma hakkasin rääkima seadustest, las Leena räägib. Teeme nii. Siin on 3 väga tähtsat seadust, mis kehtivad absoluutselt igal pool. Kõige tähtsam, mis on suguvõsasüsteemis, on hierarhia. Et kes on varem tulnud, omab rohkem õiguseid. Kes on hiljem tulnud, omab vähem õigusi. Ja see tähendab ka seda, et kes on varem tulnud, on ka meist suurem. Mina enda ema ees olen alati väiksem. Sina enda ema ees ka, isa ees ka. Meie lapsed on meist väiksemad. Ja siis saab nagu jõgi voolata ja armastuse voog õigesti liikuda. Meie anname oma lastele. Nad ei pea meile mitte kunagi tagasi seda andma, sest nad ei saa. Meie andsime neile elu. Ja nii edasi. Mis on teine ülitähtis seadus on see kuuluvus. Kuuluvus tähendab seda, et kõik... Süsteemi kuuluvus. Kõik, kes on sündinud sündimata, mitte kedagi ei saa välja tõrjuda. Iga üks omab oma kindlat kohta. Sündinud sündimata, mis see tähendab? See tähendab seda, et kui vahel on kas abort või kukub laps ära, on nürisünnitus, siis nagunii ta omab kohta oma õdede-vendade juures. Ja kui ära unustatakse mõnigi laps, siis automaatselt järgmine laps
tihti järgmine, võtab selle koha endale ja ta ei hakka läbi elama mitte enda saatust, vaid elab läbi oma õe või venna saatust. Samamoodi ei saa mitte kedagi välja tõrjuda. Ei saa öelda mitte kellegile, et ei, sinu isa ei kuulu siia enam. Ei saa öelda, et keegi, kes oli näiteks mõrvar, et teda nagu välja tõrjuda ei saa, sest ta nagunii kuulub sinna. Olgu ta mõrvar, ohver, ükskõik mis saatusega inimene, ta nagunii kuulub sinna. Sest ta peab sinna kuuluma. Kuuluvuse alla kuulub see, et iga üks peab omama iseenda kohta. Ja kui kuskilt keegi välja tõrjutakse või kellegi saatus välja tõrjutakse, automaatselt läheb keegi lapsest, lastelastest läheb selle koha peale. Ja hakkab vahel kordama saatust. Konflikt või süük või... Seal on kõige hullem see, et tihti hakatakse kordama saatust. Ehk siis et keegi... sa ei saa nagu enda elu üldse elada. Sa ei saagi enda elu elada. Ütleme, et tõrjuti välja vanaisast alkohoolik. Öeldi, et ei, tema enam ei kõlba meie süsteemi. Sünnib lapselaps, kes miski pärast hakkab kordama seda saatust ja hakkab jooma. Näiteks. Alkoholismi taga on ka palju muud vahel. Aga ja kolmas seadus on tasakaal andmise võtmise vahel. Et kui emalt ma võtan, siis ma kindlasti pean lapsele edasi andma. Aga paari suhtes me peame üksteisele võrdselt andma. Kui üks annab liiga palju, siis ta kasvab ju suuremaks. Aga siis on teine tunneb, et aga ta ei suuda seda talle tagasi anda. Ja siit hakkavad konfliktid pihta. Ja siis peab kas naine või siis mees, kes ei ole suutnud piisavalt anda, hakkab kätte maksma. Selleks, et teda tagasi tõmmata endaga samale tasemele. Et nad saaksid jälle võrdsid olla. Kas seda andmist saab kuidagi defineerida ka või on see igal ühel erinev või? No. Et ma kujutan ette, et mõne jaoks millegi andmine on mingi emotsionaalne väärtus, mõne jaoks on mingi teod, mõne jaoks on mingid füüsilised objektid või ma ei tea. See on umbes tänapäeval räägitakse. Ma arvan, et see on selle 5 armastuse keele alla läheb see teema, sest kindlasti on igaühel on see vastuvõtmise ja andmise armastuse keel on ka veel erinev, kindlasti. Et see ikkagi läheb sinna? See läheb selle alla ikka, sest natukene küll, jah. Aga lihtsalt... küsimus on selles, et see, kes jääb väiksemaks, kes tunneb, et ta on väiksem. Ja tal tekib see tunne, et ta on võlgu. Et võlgu ei taha keegi olla. Mitte keegi. Ja siis hakatakse teist alla tõmbama ainult selleks, et olla jälle võrdne. Just. Täpselt sama süüga. Kui me tunneme süüd kellegi ees, kas me oleme siis väiksemad või suuremad? Väiksemad. Ja siis mis tekib, me hakkame otsima teises vigu. Väiksetest suurteni, selleks, et me jälle saaks võrdseks. Aga vaata ise ennast, aga vaata, mis sa siis ise teed, aga vaata, mõtle, mida sa nüüd oled teinud. Ja siis tekib see sama, tekivad käärid, kes keda. Vähe sellest, see, kes annab rohkem ja kui see tekib pikka aega, ta väsib. Tal tekib väsibus. Ja kaua sa ikka annad. Ja kuna me teame, et kui näiteks meil ei ole isaga kontakti olnud või ei ole, keda me otsime? Isa? Absoluutselt. Me otsime isa. Ja siis me võtame oma mehe ja loodame, et annab meile seda, mida pidi andma isa. Aga mees ei ole isa. Ja siis lõpuks see isa väsib, laps ka, seks hakkab kaduma. No sest lapsega on kuidagi isaga ka on väga imelik. Sealt tekivad armu kolmnurgad tihti. See on täiesti loogiline. Vähe sellest, kui me räägime seda, et kui me räägime tunnetest näiteks, mis on hästi oluline moment, siis tunded, mis on süsteemis läbi elamata, nad omavad eraldi energiat. Neil on oma tunded, mis on süsteemis läbi elamata alla surutud. Vana isa ja vana ema saadeti üks vangilaagrisse, teine Siberisse. Mis emotsioonid seal on? Pole aega ju mõelda, meil on vaja ellu jääda. See on nagu Scarlett, kes ütleb, ma homme mõtlen sellest. See on homse mina probleem. Homse mina probleem. Kes see Scarlett on? No see on vana film ja vana raamat. Scarlettist, Tuulest viidud vist oli nimetus. Ja seal on täpselt see sama moment näidatud lihtsalt, et ma täna sellest ei mõtle, sest see on minu jaoks võimatu.
ma homme mõtlen sellest. Aga homme ka ei ole aega. Aga homme ka ei ole aega, ma ellu jääda. Ja need emotsioonid ja tunded, mida näiteks elatasid vanasti läbi need, kes saadeti laagrisse või asumisele või tapeti kedagi ära lähedasi, nad ei jõudnud leinata. Lein suruti maha, sellepärast, et meil ei ole aega, me peame oma laste eest hoolitsema ja nii edasi, no see võtame sõjaaeg ja kõik see Vene tulek siia ja sellega on nii palju küsimusi. Ja siis need tunded, kuna nad on olemas, aga nad on eraldi energia, nad lähevad põlvest põlve edasi, kuni kellegi peale kukuvad. Kus on need depressioonid, mustad augud, kõik on sealt tihti. Ma ei ütle, et kõik on sealt, aga väga palju. Oota, aga kas see võib siis põlvest põlve edasi minna vahepeal vahele jääda või? Või ta ikkagi käib igast? Seal on tihti see, et see nagu, need, kes on elavad, eks ole, nemad on nagu, nemad ei võta vahel neid tundeid üle, vaid just kui vanaema, vanaisa või keegi on surnud ja siis sünnib keegi lapselaps, võt siis ta hakkab kandma neid tundeid endas. Ja ta võib jätta vahele, aga teine variant on see, kus näiteks ütleme vanaema või vanaema ei tundnud mitte midagi, sest see oli tema kaitseviis selleks, et ellu jääda. Aga siis sünnib laps, kes hakkab kõiki neid tundeid hoopis vastupidi kandma. Noh, võib-olla ta ei ela neid nii suurelt veel läbi, aga siis sünnib järgmine, kes kannab seda veel topelt juba. Ja siis on see sükene suur, ilus lumepall, mis iga põlvkonnaga kasvab suuremaks. Sealt tihti peale tulevad just need ärevushäired suured. Tulevad just sellised tunded, mida enam ei ole võimalik kanda. Seal väike laps juba kogu aeg kurb, noh millest? Oma kurbust ei ole. Ja need on haaravad tunded, need on süsteemsed tunded, mida me tunneme, teatud hirmud ka. Ja need on süsteemsed tunded, need ei ole meie omad. Meil põhjust ei ole, me ei ole nagu läbi elanud selliseid asju. Sedasi tulevad transgeneratiivsed traumad, põlvest põlve edasi antavad traumad, mille siis me elame, me sünnime sinna. Mul on siuke huvitav küsimus, et me räägimegi sellest transgeneratiivsest ja generatsioonilisest, 7 generatsiooni ja nii edasi on ju. Et mis siis inimesel ikkagi on tema enda oma? Sa rääkisid ka, et sa läksid Indiasse, et eelmised elud ja nii edasi on ju. Sa mainisid. Jaa, seda on. See on kogegutud. Et mina olen ka kuulnud, räägitakse karmast ja mis on sinu isiklik karma. Et mis see on siis inimese isiklik kantav siuke, ma ei tea, kuidas seda isegi nimetada ja mis see generatsiooniline on, kas neid saab lahku ajada ja kuidas siuke süsteem siis, mis siis? Selle märk võib olla sellest, et midagi on nagu mitte sinu enda isiklikku just, on see, kui midagi on liiga palju. Kui sul on mingeid tundeid liiga palju ja jumala lambist tulevad ka veel. Põhjust ei ole. Põhjust pole, aga tunded on. Mingid näidet oskad tuua? No toome näite, väga ehe näide oli kunagi üks töö oli, kus on vanaema vägistatud, laps on ema vägistatud, ja siis tuleb tütar, keda ei ole vägistatud, pole väärkoheldud, pole mitte mingit kogemust olnud, aga absoluutselt kõik sümptomid on. Füüsiliselt, kehaliselt, absoluutselt kõik just kui oleks vägistatud. Just kui nagu oleks, ehk siis ta on läbi ema üsa võtnud selle info enda kehaga kaasa, mehilikeelase, kõik märgid on sellest nagu oleks väärkoheldud, aga tegelikult ei ole. Okay. Ja reaalselt ei ole. Võt see on see, kuidas nagu põlvest põlve kandub edasi trauma. Ja siis kujuta ette, mis me räägime siis partnersuhtest. Kuidas seda võimalik luua? Et sul on midagi sellist, mis ei ole üldse sinu oma ja siis... Sa juba kaitsed ennast. Aga juba kaitse on ees. Ära tule ligi. Sa juba ei tohi mehega läheneda. Ja milline viha meeste vastu. Aga kas ei ole siis siuke isiklik karma, et umbes, et kuskilt eelmistest eludest kuule, eelmised elusid me võime ju rääkida palju iganes. Tegelikult neid töödest tuleb väga vähe. On, väga vähe.
mina ütleks, et pigem on ikkagi põlvkondade ülesed traumad või siis transgeneratsioonilised. Aga on olnud töid? On. Harva, aga on. Harva. Mina olin ka ükskord ja siis ma panin tähele, et te nagu vahetasite selle vastu, et see ei ole see generatsiooniline asi, vaid eelmiste eludes. Ka seda on. Me oleme nii laialdased, nii huvitavad, meil on kõige. Mõnel on see kõige tähtsam. Ma ütlen ausalt, et kui tuleb teema, inimene tuleb teemaga, et ma tahaksin omada, et eelmist elu vaadata või midagi, siis ma panen kõigepealt testi üles ja vaatan, kas siin on vaja minna või mitte. Okay, kuidas see? Sest mina ütleks, et niisama torkida eelmise elusi, no milleks? See võib olla ohtlik, ma arvan. Kui hinge jaoks seda vaja ei ole, siis ma ei tee seda. Aga kui hing näitab, et see on see teema, mis lahendab tema jaoks praeguses elus selle olukorra, siis loomulikult ma lähen. Ja mis ma olen märganud viimaste aastate jooksul on tekkinud selliseid teemasid, kus inimene sünnib samasse süsteemi mitmendat korda. Ehk siis nii-öelda nagu eelmine elu. Sama generatsioon. Jaa, ta on samas suguvõses olnud näiteks vanaema, kes lõi selle programmi, mida ta nüüd lahendab. Mida ei suutnud lahendada tema ema, tema vanaema, tema vana-vanaema. Ja nii edasi. Ehk siis 4 põlvkonda ei suutnud ära lahendada seda ühte ja sama teemat. Ja nüüd ta sünnib uuesti siia, et see ise lahendada. Võt see on nagu eelmise elu nii-öelda müsteerium. Teaduslikult tõestada ei saa, aga töödes on nii välja tulnud. Aga mingid asjad ütlesite, et on, kui me räägime see teaduslikult tõestamine, siis rääkisid, et tuleb seal konstellatsioonis tuleb miski välja ja siis lähed uurid endale eelnevat sükest infot ei ole, et sul keegi sugulane, esivanem, vist oli see, et kaksikvennad on peres ja siis uurid ja ongi nii. Ja. Minul isiklikult oli see moment, kui ma õppisin konstellatsioone, ma õppisin Riias ja meile tehti, seal kõigile tehti siis peresüsteemi töö, vanemad ja sina ja õed-vennad ja minul näitas seal kaksikvendasid, mis olid olnud enne mind. Ja siis ma imestasin ja siis ma uurisin, mul mõne mõte on elus veel, uurisin õe käest. Ja siis ma mäletan küll, et tema oli kõhuga, aga 8. kuu pealt tal siis lapsed tulid ära, 2 poissi. Ja see kõik juhtus Siberis. Aga see juhtus Siberis, et seal ei olnud ju mitte mingit arsti abi. Ja need lapsed, mõlemad poisid surid. Ja ma tean, et minu elu hind tegelikult on nende surm. Sinu elu hind on nende surm. Sest vaevalt. Mis see tähendab? No see tähendab seda, et kui nemad oleks sündinud vaevalt, et tema oleks sünnitanud veel ühe lapse. 2 last oli ennem, 2 õde. Nad tahtsid poissi, sündisid kaksikpoisid. Vaevalt, et nad oleks 5. last veel teinud. Okay. Ehk siis päris kõrge eluhind. Minu eluhind on nende surm. Ja kui me räägime konstellatsiooni põhimõttest üldse, mis mõjutab meid kõige rohkem, siis meid mõjutabki meie eluhind. Mis on meie eluhind, mille kaudu me saime oma elu? Ja üldse me vaatleme seal kõige rohkem elu ja surmu. Sest need on globaalsemad, kõige globaalsemad asjad. Ja kui me rääkisime ennem sellest, kuidas need seadused töötavad ja kuidas me võime sattuda kuskile mujale, see ei pea olema täisenergia, mis on suunatud sinna, aga osa meie energiast on seal. Nagu üks osa hingest või? Nagu osa hingest teenib veel midagi peale selle, et me oleme tervikud. Ja see osa nimetatakse konstellatsioonis on nimetus lõimumine. Aga on olemas ka selline moment, kui me sattume päris selle koha peale, kogu meie energia ongi seal. See on identifikatsioon. Siis meie ei ole meie ise, vaid oleme elame läbi täiesti kellegi teise saatust. Täiesti läbi kellegi? Täiesti teise elu saatust. Polegi kunagi oma elu näinud. Ja. Kuidas see välja? Juba sünnid juba selle koha peale. Vaata, ma ennem rääkisin välja tõrjututest. Kellegi saatust tõrjuti välja. Aga milline süke inimene võib olla? No täpselt samamoodi elab nagu kõik, ainult et tal tihtipeale on probleemid vahel tervisega, vahel on tal muid raskusi, oma emotsioonidega on raskusi.
seal on küsimus selles, et kui ta tihti ei tea isegi eesmärki. Eesmärke ei tea tihti, ta ei leia kohta selles elus sageli. Kohaga on üldse, kui meil ei ole oma koha peal, siis me kogu aeg otsime seda. Tihti peale otsime. Küsimus on, kui meie elu hind on tulnud tänu sellele, et enne meid on surnud inimene, kas me võtame 100% oma elu vastu? Vaadake, kas me kõik hingame sügavalt? Kui sageli me hingame 5%. Hästi pinnapealselt. Pinnapealselt. Ja siis tuleb inimene raha küsimus. Tavaliselt nad tulevad raha teemadel, klassika. See on klassika tõesti. Ja raha teema konstellatsioonidest tõmbab kõige hästi. Ei no just sel hetkel, kui inimene on tõesti kellegi teise surnud inimese koha peal. Ja, siis sageli on see, et ta nagu teeb kõike, aga kuidagi ei tule. Ja vähe sellest ta ei suuda ka vastu võtta, ta kiiresti kulutab ära, sest ei ole just ta vaja tulevikuks. Minimaalselt. Kõike vähe. Ja siis mingit küllust ei ole. Ei ole. Ja siis on küsimus, kui sa oled hauas, sul ei ole ju raha vaja. Siis ei ole hingata ka ei ole vaja. Sul ei ole ju mitte midagi vaja. Kui sa selle hauas oled 70% ja hauas 30%, no siis hingadki 30%. Ja saadki oma 30%. Raha taga on alati väga palju kõik. See on tõesti palju. Raha taga on palju, see ei ole siis vastupidi, et ei ole. Raha taga on väga palju. Terve kursus on sellest meil kirjutatud. Mul on nüüd sellega küsimus. Te räägite ka, vaata, ja ma arvan, et inimesi huvitaks palju, et raha kui energia. No see ongi energia. Et inimene mõtleb, raha on ju see, mis mul pangakontol on või need... Pangakontol on virtuaalne. Sulas on ta käes. Sulas on ta raha. Kuidas seletada siis sükust, mis see inimene tahab teada, et mis on see raha energia, ma tahaks seda nagu tunnetada siis kuidagi või noh, ma ei saagi tunnetada, ma saan aru, kui seda ühendust ei ole. Raha energia on nagu püramiid, mille all on, püramiidil on 4 alust ala. Okay. Selle sees on hirmuenergia, seal on võimuenergia, seal on valuenergia ja eluenergia. Ehk seksuaalenergia. Ja kui üks nendest on paigast ära ja kõige tipp püramiidil on armastus. Kas ma olen väärt, kas ma võtan seda vastu või mitte. Sinna juurde tulevad lapsepõlve mustrid, mida öeldi see on juba rahavoog. Et rahavoog puhul on nagu need lapsepõlve mustrid ja meie peremustrid ja siis on suguvõsa mustrid ja see on kõik rahavoos. Et kas me laseme liikuma või hoiamegi. Täpselt see sama müür, soo ja nii edasi. Põhimõtteliselt armastusega võib seda seostada. Ja siis kui sul on seal kuskil plokk, siis on keeruline raha liikumisel. Ja mõtle, kui see eluenergiat juba vastu ei võtta. Terve suur asi on seal taga. Ja see eluenergia on siis, see põhineb põhimõtteliselt, et sa oleksid õigel kohal selles süsteemis või need 3 reeglit on ju? Jaa. Põhimõtteliselt, kui need kõik on täidetud, siis on imeline. Et kui sa oled oma koha peal, sinu selja taga on sinu vanemad, sinu vanemate taga on sinu suguvõsa, ta lükkab nagu sinu ellu ja sa lähedki oma ellu. Sinu kõrval on sinu mees või naine ja kõik on tasakaalus, siis kõik voolab. Ja kedagi pole välja tõrjutud, kõik peavad kuulama. Välja tõrjututeks jäävad sageli kõige hullem lugu. Inimesed, kes on mõjutanud süsteemi elu ja surma. Kõik on elu surma küsimus. Kui näiteks on olnud amm, kes on söötnud üles lapse. On olnud kes? Ammed on need, kes toitsid lapsi. Kes ei ole imiku ema, aga ta on piima lihtsalt. Temal ei olnud piima. Emal lihtsalt ei olnud. Emal ei olnud näiteks piima ja amm keegi toitis selle lapse üles. See oli kunagi vist hästi populaarne. Teatud ajal oli see aadlikel ja aadlikel ja aadlikel ka, aga kui külas juhtus selline asi, siis ikka külast keegi aitas. Siis külas aidati ja see oli hõimkonna küsimus. Aga üldiselt, kui ütled ette, ja ta on unustatud. Või inimene, kes päästis kellegi elu sinu suguvõsas ja ta ka unustatud. Et see amm tuleb siis süsteemi sisse? Jah, ta kuulub automaatselt süsteemi. Sest tänu temale jäi süsteem ellu. Näiteks mulle meeldib ikkagi see meie suguvõsa teema. Mul on
ema poolt suguvõsas meie süsteemi kuulub pann. Aga isa poolt süsteemis kuulub mesilane. Sellepärast, et ema süsteemis võttis vana-vanaema võttis kaasa panni Siberisse. Ja see pann oli selline käibevahend, mis küla peal käis ringi. Tänu sellele saadi muna, mingeid muid asju on. Et siis seal sai tähtsaks siis pann meile. Mul on muuseas pannid väga südamelähedased. Ja siis teiselt poolt isa süsteemis vana-vanaisa ütles enne sõda, nad olid mingis Donbassis olid rikkamas perekonnas ja ta kuulis uudiseid, et sõda tuleb kohale enne seda näljahäda, mis seal Ukrainas oli 33. just ja siis vanaisa oli mesinik, vana-vanaisa ja siis ta võttis oma lapsed ja siis nüüd pakime asjad kokku, pojukesed ja tütrekesed ja me lähme minema, kaasa võttis mesitaru ja see mesitaru päästis nad ära näljahädast, sest nad said mett. Mesitaru võttis kaasa ja see toitis nende pere sõja ajal üle. No, see näljaaeg või oli see oli seal 3 miljonit inimest ju hukkus nälga. 3,3 miljonit. 3,3 just. Ja sellepärast kuulub minu süsteemi nii pann kui ka mesitaru või mesilased. Kuigi meil neid ei ole. Aga minu südames on mõlemale koht. Ja see tuli siis kuskil konstellatsioonis välja? Ei. Ma pärast panin selle asja kokku oma vahele, siis kui ma teadmised juba sain, siis panin tõesti oma vahel kokku, et täitsa loogiline. Aga ma võin öelda, et juhul, mõrvari ohvri dünaamika, mis on muuseas ikka küllalt võimas üldse, siis seal kuulub meie hulka ka see, kes tappis. Või see, kes tapeti. Ja see, kes tapeti. Ja seda inimest eriti ei taheta süsteemi omaks. Ja siis täpselt see olukord oli praegu, mul oli konsultatsioon siin paar päeva tagasi. Võib-olla kauem tagasi. Noor naine tahab last, aga tal on paaniline hirm selles. Tema isa tapeti, kui ta oli 7-aastane. See on tõesti sünnitlugu olnud hiljutine. Mul on ta veel meeles. Ja siis ma küsisin ta käest, mis oli sinu isa suguvõsas enne, kas keegi kellegi tappis. Ja selgus, et tema vana-vanaisa oli tõesti lükanud kaljult alla ühe noore neiu. Ja see sai surma. Ja nüüd süsteemi tasakaalustamine, võt see on see tasakaal. Kui tema võttis kellegi elu ja teda ei ole süsteemi sisse võetud. Nüüd tapetakse tema isa. Tema süsteemis, tema vana-vanaisa tappis noore neiu ja nüüd tapetakse tema isa. Sest see pidi olema, see ohvri ja agressori tasakaal pidi tekkima. Üks tapab ja nüüd teine tapetakse. Aga sageli avariide põhjused ja muud on ka selles, et me ei tunnista neid, kes on olnud mõrtsukad või vastupidi ohvrid. Neid püütakse unustada, sest see on juba raske saatus, sinna me keegi taha vaadata. Ja siis tekib, ei pea olema kindlasti pärast surmaga lõppevad juhtumid. Õnnetused võivad juhtuda. See tähendab, et näiteks kui minu poeg sai surma läbi mootorratta avarii, autoavarii, eks ju, siis see, kes sõitis tal üle pea ala lõpuks, see jääb ju meie suguvõsa liikmeks, sest tema võttis meie poja elu. Ja nüüd, kui ma seda ei tunnista, siis keegi minu lastest peab kellegi alla ajama või tegema vähemalt avarii mingisuguse kehalise vigastuse. Just lastelastest. Lastest. Siis minu lapselapsed, keegi nendest 3 või 4 võib sattuda sellisesse olukorda, kus see tasakaalustab seda süsteemi. Või siis vennatütrega. Need on nüüd mingid spetsiifikad, mis... Need on lihtsalt see, et meie süsteem nõuab tasakaalu. Ja ohver, agressor, nad kuuluvad kokku ja nad kuuluvad. Kujuta ette olukorda näiteks, kui praegu, mis on praeguse laste elu hind, kui nad sünnivad läbi EKO. Läbi mille? Kunstliku viljastuse. Mis sõna see oli? Kunstlik viljastus. Ei, aga see... EKO. See on täpselt sama. Seal on mis? Kas on ainult ema
seal on spermadoonor tihti jah. ja siis on veel arst. Arst tuleb ka no aga loogiline, sest ilma arstita ei suudaks ta ju eostust saada. Okay. Aga kui sa paned juurde veel surrogaatema, näiteks kui põndakse munarakk, võetakse spermarakt ja mingi teine naine kannab selle lapse välja. Ka tema kuulub süsteemi. Ka ema kuulub nüüd süsteemi, sest selle lapse elu saamise hind on 4 inimese töö. Aga kujuta ette, kui palju vendasid õdesid jookseb ringi ossassada. Spermadoonorit ja sperma ju säilitatakse ikka päris suure hulga. Aga munaraku doonorid. Mul oli töö, kus naine tuli probleemiga, et temal tütrel on, minu meelest oli mängurlus, ma võin eksida vahelt. Mis oli? Vist oli mängurlus, et istus sõltuvus arvutist ja kõigest muust. Ja siis tuli selle probleemiga. Ja siis, kui me panime ülesse, aga seal oli, kui ta munarakke, siis ta kasutas spermadoonorit. Yeah. Aga munaraku puhul oli see, et seal oli kirjas, et need munarakud, mis üle jäävad, need võib kasutada teistele naistele. Ja temal võeti ikka neid munarakke piisavalt, aga munaraku doonorlus on kallim kui spermadoonorlus. Vähe keerulisem. Ja keerulisem protsess ka. Ja siis näitas töö, ma muidugi talle ei öelnud, aga töö näitas, et tal on ainult et peale tütre on tal veel tegelikult 5 elavat last. Et 2 munarakku läks ainult aia taha. See on nagu see sõnum, et võib-olla kui on kunstliku viljastuse tagajärjel äkki tasub tulevikus igal üks teha geenitesti ära. Geenitesti, sest muidu sa võid sattuda oma venna või ühe peale. Oota, aga mis see siis tähendab? See kõik nagu kõlabki niimoodi ülitehislikuna ja nagu tundub justkui, et sellised süsteemid muutuvad hästi keerukaks. Lähevadki muidugi. Aga mille pärast siis täpselt? No sellepärast, et kui sa teisiti... Kas elu hind või? See ongi elu hind. Mis on inimese elu hind? 4 inimest vahel. Et kui on armastav ema ja armastav isa, siis see on süke... Loomulikult eelsündinud lapsed, no see on suurepärane. Siis see energia voolab ja laps on õige koha peal ja nii edasi. Okay. Vesi voolab ja armastus voolab ja energia voolab ja siis takistus ei ole. Elu võtame vastu ja... Ja ütleme elule ja lähme aga oma teed. Sellisel inimesel ei ole konstellatsiooni vaja tulla. Ma arvan ka, et satub siuksed üldse. Ei ole näinud. Paar korda on olnud. Väga hiljuti oli väga armas lugu. Sa paned konstellatsiooni üles ja sa saad, et kõik on nii korras, et pole mitte midagi teha. Kuidas nad tulid siia? Uudishimust. Võib-olla. Ta arvas, et on midagi valesti, aga tegelikult oli kõik jumala korras. Oli... Päriselt, ma ütlen, et teeme niimoodi, et võta nüüd raha tagasi ja mine istu. Mul ei ole sulle mitte midagi teha, aga aitäh kingituse eest. Ja mul on ka olnud selline partnersuhe töö. See on nii tore, kui tulevad. Ja aastaid tagasi sai see töö tehtud ja siis nad tulevad uuesti tagasi ja ütlevad, me tahaks lihtsalt kontrollida. Aga oli näha ka, et... Jaa, kõik oli hästi, väga ilus oli tõeliselt, kõik oli kaunis. Kas seda on lihtsalt tavaliselt sellist, ei ole vaja tööd teha. See on nii tore, kui satuvad sellised tööd, kus sul tõesti näed, et korras kõik, et lihtsalt ela. Ja ma just mõtlesingi tegelikult seda, et kogu see konstellatsiooni ja me rääkisime siin surmast ja ise tunned ka, et süksed rasked teemad on ju ja nagu te mõlemad mainisite, et ongi raske on ju ja need ei ole süksed, see ei ole lihtne asi, mida teha ja nagu tööna, karjäärina. Kuidas selles üldse toime tulla? On teil mõlemal olnud see ka, et läheb liia peale, on liig ja kuidas seda puhastada ja kuidas hoida ennast? Olid ajad, kus oli ikka kõvasti oli niimoodi, et kui ma ikka 7 tööd ära tegin, mul oli vist mingi 7, siis mina tunnen konkreetselt, mul on organism on selline tark tegelane, et ta hoiatab mind ette, kui hakkab liiale minema, aga kunagi ma ei suutnud seda veel kuulata. Nüüd ma juba tean, et nii, pea suriseb, kõik aitab, tänaseks on kõik. Aga varem ei osanud ja pärast seda järgmine päev on see seisund ikka selline, et ma ei teagi. Mööbus sükene. Oledki mõtted ei liigu, midagi ei jaksa.
aga praegu ma olen leidnud enda jaoks tasakaalu selles, et ma lihtsalt, kas olen siis siin aias, kasvuhoone on mul üks siuke tore koht, kus ma vestlen tomatitega või siis ümber aia või lähed metsa või oled kuskil täiesti maandatud ikkagi loodus. Loodus aitab täiega minu jaoks. Aga kaitsete suhtes me ei pane kaitseid. Ma võin öelda, et me ei saa panna kaitset, sest kui me räägime kaitsetest, see üks sõna lihtsalt see, ma vastan sellele. Kujuta ette, kuidas sa saad inimesega töötada, kui sa paned kaitse? Sa ei lase energial voolata. Absoluutselt, vähe sellest, sa ei taju teda. Empaatia on siin hästi oluline. Meil on mõlemal oskus teatud hetkel. Empaatia on see, et ma olengi see inimene ja ma tajun seda, mis ta sees on. See on mu põhitöörist ka. Temal ka. Temal eriti. Mina oskan hästi kiiresti sinna minna välja tulla, see ei lõhu mind. Ja siis, kui sa käid seal, raks ära. Kui mul oleks kaitsed peal ja ehitaks mingit müüre meie vahele, kuidas ma saan aidata inimest? Vähe sellest, kui me kardame näiteks, siis mis sa arvad, mida hirm toob? See tähendab, meil on vaenlased, on keegi, kes meid ründab. Siis me loome neid endale, kui meil ei ole. Sellepärast tühi leht, aga töötame me ainult tühjast keskmest. Kui sa ei tööta tühjas keskmes, siis me ei saa aidata. See ongi tühi keste ja siis sa ei saa infot kätte. Kui sul on oma mõtteid pea täis, siis millest me räägime, siis me eeldame ja oletame, siis hakkame juhtima konstellatsiooni sinna suunas, mis me mõtleme ja arvame. Aga meie aju on ju väga huvitavalt üles ehitatud, meie meel. Ta viib meid kõige valutsematest kohtadest eemale. Ta ei lase meil, ta kaitseb meid selle eest, et me ei saaks haiget. See on tema funktsioon. Ja meie aju peaks õpetama käima kõrval nagu koera. Aga seda me ei oska. Ja kui me võtame näiteks vanad ikoonid isegi kirikutes, kus Georg, see minu meelest Püha Georgi, taltsutab lohet. Kui me võtame vanaaegseid arusaamisi sellest, siis tegelikult seal on see lohe on meie aju. Kus ta taltsutab lohet, see on aju. Ja kuigi fantastilisem Gruusias oli mingi koha peal, oli ikoon, kus tema väike istub tema selja taga ja lohe on tal rihma otsas. Mis see on? Ta on kontaktis iseenda väiksega ja oma ajuga. Iseenda väiksega? Sisemine mina väike. Sisemine mina väike. See mina sisemine laps. Sina olid väiksena. Jaa. Kõige traumeeritumad on kõik need meie väike, meie pisikene. Ja me lükkame nad vahel nii endast eemalest, me ei taha tunda seda valu, kui me olime abitud ja ei osanud midagi teha, me saime nii haiget, siis me lükkame selle kõrvale. Ma olen kõva mees, ma saan hakkama, aga sellist ennast ma vastu ei võta. Ma kasvan suureks, tugevaks. Ja see väike mina on kuskile kadunud. Elu rõungab sinna ära, uudisimu kaub ära. Meil on terve kursus mina ja mina. Mina suur ja mina väike. Vähe sellest on veel olemas vari. Nagu jungiaalselt psühholoogias. On vari see osa meist, mida me ei tunnista, mida me teeme. Me paneme siia ühe kaitse ja mina sinna ei vaata. Ma ei vaata sinna, ma ei vaata sinna ja anname oma elu energia sinna. Ja eraldame ise enda osa ära. Ja meie pool energiat läheb sinna selle asemel, et võtta see vastu ja öelda, et jaa, meie luukere on see. Igas ühes on natuke midagi. Tule siia mu luukereke. Aga muidu on iga ühel luukere kapis, mida me kõik püüame varjata, aga mõte on mis? Kus on meie mõte, seal on meie energia. No, seda ma ei taha. Küsid, mida sa tahad. Vaat ma ei taha seda. Aga mida sa tahad? Inimene, seda mida ta ei taha, ta teab, aga mida ta tahab, ta ei tea. Palju keerulisem on Kõige keerulisem. Palju keerulisem on leida just seda, mida ta tegelikult tahab. Jah. Küsid ringi lased pikalt. Aga kas see on siis, et iga üks nagu tegelikult tahab midagi, aga ta lihtsalt ei tea või? Ta teab täpselt, mida ta ei taha. Aga ta ei ole mõelnud ju sellele, mis ta tahab üldse. Et kui me hakkaks tahtma vähemalt juba. Suur asi. Üks juba samm edasi. Või
ma tahan meest, okei, millist sa tahad? No ma tahan ta peale toetada. Ei, põhiline võta kark, ütleb mina sinna. Põhiline on see, et ma ei taha, et see mees oleks selline. Aga mis sa tahad? Mille jaoks sul ta vajalik on? No mul on vaja tuge. Ma ütlesin, kurat, võta kark siis. Mis sa sellest mehest siis selle jaoks võtad? Kui sul on tuge vaja? Vaata seina. Noh, ja see on elu. Ma mäletan, Sai Paaba juures käis üks daam ja tagasiside oli selline, see on nagu anekdoot muidugi. Oota, Sai Paaba? Sai Paaba on Indias. Ja Indu. Et tema juures käis üks daam ja siis palus, et tema sünniks laps ja selline sinised silmad ja valged heledad lookid ja siis oleks niisugune nagu need ingleid joonistatakse pildi peal. Tema tahab sellist last, no sai, aga aju ei olnud. Ilus küll, aga see ilus on täielik idioot. No see on see, mida meie elus on samamoodi. Või terapeut läheb mööda soost. No see on klassika. See on väga hea. Me läheme soost, inimene läheb soost mööda. Seal üks tead siiamaani seal soo sees, no aitab ta välja kaldale, tõmbab välja, paneb kaldale, siis läheb edasi, tuleb tagasi jälle soos. Kuule mees, miks sa seal soos istud, ma just tõmbasin su välja. Kuule ära sega, ma elan siin. See on täpselt nii, nagu me juures käiakse. Tehke korda, me tõmbame ta välja ja siis ta ikka ronib sinna tagasi. Et konstellatsiooniga on ka seda sama siis on ju. Muidugi see on uus rada, mida mööda tuleb õppida käima. Vähemalt midagi peab inimene ise tegema. Konstellatsioon on üks väike osa sellest, mis me teeme. Siis edasi peab ta juba ise. Sellepärast on minu jaoks isiklikult on ülitähtsad need kodused ülesanded, mis ma annan inimesele tee peale kaasa selleks, et seda kinnistada. Jah, alati see mandala tuleb pärast, et see 21 päeva. Mul on veel parem, mulle meeldib vahel isegi 90 teha. Tegelikult peaks terve ülejäänud elu olema. Tuli lihtsalt Barry Crosti koolituselt see 90 päeva, mind see väga sümpatiseeris, võtsin kasutusele. Okay. Aga jah, et see 90 päeva, 21 on väga hea. Aga vahel, kui inimese see trauma või sisse käimata rada on väga tugev, siis, või on ta väga võsas, siis vahel on selleks vaja rohkem aega, et see integreeruks täielikult. Et ta läheks sügavalt raku tasandile, et sul terve organism hakkab elama sellega automaatselt. Siis sa saad juba, see on nagu õhu hingamine, ta muutub täiesti automaatseks. Et kui me kõik igaüks mõtleme nüüd enda suguvõsa energia peale näiteks, et reaalselt tunnetada seda jõudu, mis süsteemis on võimalik saada. Kes ütles, et ainult 7 põlvkonda on seda võib minna? Kui sul ei ole 7 põlvkonda, mitte ühtegi jõuallikat, mitte kuskilt, sest nad on kõik olnud väga raskete saatustega, siis mine kaugemale, mine kas või kivi aega välja, et see ressurss saada. Ja kui sa iga päev 90 päeva paned endal selle mulle meeldib seda paned Balti keti oma esivanemate rivi sinna selja taha. Mõelge, mis vägiselt tuleb. Aga kui sa teed seda 90 päeva, iga jumala päev, vaata, mis hakkab elus muutuma. Aga kuidas see on siis, sa visualiseerid nagu? Ja visualiseerid, paned silmad kinni, mõtled sinna selja taha pika rivi esivanemaid. Ja sa hakkad tunnetama, et kus kohast see jõud saab nüüd tulla. Kas see on midagi, mida keegi saab kodus ilma konstellatsioonidega? Seda võib igaüks teha iga päev. See on, äkki jõuab välja kuskil, ma ei tea, viikingite aega. On siis istu nende viikingitest esiisadega või esiemadega. Ma tahaks küll nende viikingitega istuda. Või võib-olla veel kaugemal, kuskil esivanemad, kes kõik jooksid odadega ringi ja ajas mammutit taga. See on meeste vägi, mida me saame võtta igal ajal ju. Keegi ei keela seda teha, nii et palun kasutage. Mina ise tundsin muutust kuskil 1,5 kuu peal, kus tekkis järsku mingi, mul olidki need viikingitest esiisad seal lihtsalt. Ma päriselt tegin, mulle andis Barry Cross kodus ülesande, et tee seda endaga ja leidsin siis viikingitest esiisad. Ma lihtsalt jõudsin sinna välja. Oligi siuke tunne, et istungi nendega seltskonnas, suured habemed, sisemine tunne oli see. Hästi võimas ja järsku tundsin, et vaikselt hakkab see mingisugune teise
kvaliteediga turvatunne sisse tulema. Ma ei oska seda seletada. Aga siukene väekas, mõnus, siukene turvaline, väga võimas tunne. Ja sealt edasi. Et väga soovitan 90 päeva. Okei. See oli siis sinul pärast seda koolitust? Mul oli jah, see ma käisin konstellööride koolitusel seal psüühilise haiguse õppimas Pärri Krosti juures. Ma lihtsalt lisan, mis tegelikult konstellöörina aitab veel või üldse terapeudina aitab vist nendest asjadest läbi tulla, natuke kergust sisse tuua. Jah. Natuke kergust sisse, sest kõik need tõsised asjad, vaata. Nad on nii karmid lihtsalt. Aga nad on juba läbi elatud ju. Ei pea enam läbi elama. See teadmine niimoodi nagu muutis tegelikult seda. Kui mind vahepeal ei ole seal ekraanil ei juhtu midagi. Ei saa nii. Ei saab. Meil oli kiire paus praegu ja nüüd me lähme edasi. Ma lähen tein omale kokteili. Ma lähen võtan ühe lonksu. Kõik külalised lähevad ära. Mina olen külaline. Te siis rääkige. Teeme koos edasi. Räägi siis konstellatsioonidest vahepeal. Ma tulen kohe ära. Kuradi hea rull. Sinki taha. Ei taha. Ma sain selle või sa said ka vist, sa said viimase selle mitte singiga. Seal oli üks, oli või? Oli jah. See on rappanellatus. Ma ka. Toome kommid ja sööme ära. See peaks jätkuma. Vaata, ma ei tuua. Ma ei tea, miks ta ära sureb niimoodi. Repairing file. Noh, aga ongi võib-olla läheks nii kangeks kraamiks. No ongi. Kuidas see siiani olnud on topikutena poolest? Normaal. Mul on nii-öelda kohvi. Kuidas? Mul on nii-öelda kohvi. Isa tõi just Ukrainast vanaema kollektsioonist. Teil mõra sisse. Eelvanemad on keegi Ukrainas ka? Isa ja ema suri nüüd siis sõja ajal oli ka seal. Aga nüüd siis 2 aastat tagasi suri vist või. Mõistat, ega ta midagi sõjast enam aru ei saanud. Ta oli 5 aastat voodihaige. Kõige parem oli see, et mälu hakkas kaduma. Siis tal oli see hoidja, kes tal seal oli. Annab talle tablette, mis mälu parandavad. Ja siis loeb pealt. Liidia Bulahhava. Sul on ju sama nimi. Need on minu loodud tabletid kunagi, jah. Teadlasega koos. See vanast peast enda loodud tablette. Ta oligi päriselt? Jah, päriselt. Ta oli psühhiaater. Eriti, põhisuund oli lapsed. Okei. Ja siis ta oli jah, doktor oli tema juures siis kaitsti veel neid doktoritöid ja neid väitekirju võttis vastu veel peaaegu 90-iselt või 85 veel võttis vastu. Päris võimas. Võimas naine. Ja. Üks oli ajukirurg ja teine oli siis psühhiaater. Mõlemad süsteemsed erialad tegelikult. Ajukirurg siis ka? Kõik arstid, kõik arstid, süsteemsed, sa mõtled selles osas, et kõik on päästvad erialad on põhjusega. Õpetajad, arstid, psühhiaatrid, psühholoogid, terapeudid, kõik on politseinikud. Sa mõtled selle osas, et nemad siis saavad ka osaks teiste süsteemidest? Ilmselt on olnud midagi sellist suguvõsas kunagi, keda ei suudetud päästa. Ja siis sünnib laps või lapselaps, kes peab kindlasti hakkama päästma. Või on oma elus raske olukordasid. Okei.
võib-olla räägib sellest uuesti, mis sa enne hakkasid rääkima, et olime pausil ja siis kuidas teha neid tõsiseid teemasid lõbusaks või ma ei tea, kuidas sa sõnastasid. Tõsiseid asju päris lõbusaks vist saab teha, aga võib-olla seal säilitada sellist normaalset piiri ikkagi. Et päris ei hakka näärma, kui inimesel on ikkagi trauma sisemine ja suur. Aga just see aitab ilmselt konstellöörina või terapeudina üldse kaasa. Just see, et sa ei lähe selle tõsiduse sisse, ei hupu ära. Ehk siis rasked saatused on, aga need traumad või need olukorrad, need on juba läbi elatud. Neid ei pea enam läbi elama. Isegi see, mis vanaema läbi elas, seda ei pea enam läbi elama. Kui on isiklik trauma, seda ei pea enam läbi elama. See on juba läbi elatud. See on kogemus. See jätta minevikku nüüd. Anda sellele koht. Lihtsalt anda koht. Tunnistada seda tõde, et jah, selline olukord on olemas. Aga sellest kuidagi kergemaks välja tulla, et mitte sellesse ära uppuda. Kuidagi nii. Aga see ongi, ma saan aru, üks osa siis sellest, et sa hakkad nagu enda elu elama ja siis sa ei vaata nii nagu tõsiselt ma tean lihtsalt enda elust ka, mul olid mingid ajad, kus vanaisa ajas kirvega taga, ma olin nagu väike tüüp on ju ja kunagi ma mõtlesin selle peale kui ülitraumeerivalt, nüüd ma mõtlen selle peale, see on natuke nagu humoorikas, et see on muutunud. Nüüd sa saad nii vaadata tagant järgi. Aga ma võin öelda, et mulle meeldib selline lause, et mitte kunagi ei ole hilja omada õnnelikku lapsepõlve. Ma tean seda omast kogemusest, sest mul see venna kaotus oli väga traumeeriv ikkagi, sest me olime just temaga nii-öelda parimateks sõpradeks ka saanud. Aga siis ma mõtlesin kogu aeg oma lapsepõlve, et issand kui õud, mul oli nii raske lapsepõlve. See kogu see äge elu, mis mul tegelikult oli, kõik oli kinni kaetud selle traumaga. Ja siis sa ei oskagi enam midagi ilusat näha. Ja kui sa nagu vaikselt hakkad piiluma sellele ja mõtled sellele, et paganaga, tegelikult oli jumala äge, mul oli nii palju vabadust, ma sain ringi joosta, möllata õues, hommikul läksid, õhtul tulid, kogu aeg oli mida teha, küll käisid metsas seal unistamas ja mida iganes, aga alati oli midagi teha ja mul oli põnev, mul oli ägedad sõbrad, mul siiamaani veel mäletan, hobused, ossa säde, kui palju mul kõike oli. Mul oli mega elu, aga mina raiskasin oma aega sellele, et ma mõtlesin, et issand, kui raske on minu elu. Mul oli nii raske lapsepõlv. Praegu saad aru, et tegelikult mul oli nii äge. Aga seda siis, kui vaikselt hakkasid need nagu sisemised traumad nagu hakkasid paranema. Kas nad lõpuni paranenud on, seda nagu nii ei tea võib-olla. Aga just see, et nagu kiht-kihi kaupa mingid asjad lahenesid, nagu koorid nagu sükest sibulakoort ja siis lõpuks vaatad, see sibula ongi jumala hea ju. et lõpuks näed nagu seda võlu siis, kui sa oled selle ikkagi läbi töötanud enda jaoks. Ja need kogemused ka, mis on traumeerivad minevikus, sa saad nad lõpuks ikkagi lihtsalt kui fotod, mis ei kanna endas. See on nagu objektiivne vaade sellele. Nad jäävad lihtsalt kui pildid. Aga nad ei kanna enam endas seda valu või energiat või midagi sellist. Sest sa oled sisemiselt sellega teinud rahu. Või siis, kui sul on keha tasandil ikkagi trauma, mis meid juhib veel. Üks osa on perekond, teine osa on suguvõsesüsteem. Aga kuidas elab veel trauma meil kehas? Ja me võime seal konstellatsiooni ära teha. Me võime seal aidata erinevate meetoditega. Aga kui see on kehas ikka veel ja keha mäletab seda, siis ta nagu vibreerib mingit oma elu. Ütleme, et on tänav, kus läheb üks poiss. Poisile tuleb kallale ootamatult koer. Ja nüüd, kui ta läheb mööda sellest tänavast, siis ta ikka veel võpatab. Sellepärast, et see kehas elab veel edasi. Koera enam ei ole. Mis midagi ei ole. Aga ikka, kui ta nurga tagant välja astub, siis on iga kord see võpatus. Miks? Sest see trauma elab keha sees edasi. Kehamälu on võimas asi. Kas seda traumat võib nimetada mingiks olendiks ka? Me eelmises saates rääkisime, see on
teemonitest, ma ei tea, see on hoopis teine teema. See on natuke võib-olla teine valdkond küll, aga kui me nimetame seda nii-öelda loomaks meie kehas. Aga sa ütled jah, et nagu mingi hoopis teine energia. Nagu, siin on hoopis teine meetod, millega saab tööd teha läbi kehatöö. On just see, kuidas leida üles kehast need traumeerivad osad, siis ütleme, et kus elab hirm tavaliselt. Ta võib ükskõik kus kehas elada, aga kui inimene ehmatab, ta tõmbab hinge kinni. Tavaliselt hirmud elavad kõhus. Okay, jep. Sest õhk läheb sinna, kontsentreerub sinna ja siia sünnib mingi, ma ei tea, trauma siis. Ehmatus, hirm. No keegi kardab ämblikku. Siin on ämbliku hirm. Aga lase see ämblik siit välja juba, kaotus sees elab. Ämblikut ammu enam ei ole. Koera ka enam ei ole, aga ei, ikka veel hõpatad. Järelikult tuleb see asi siit kehast lihtsalt üles leida. Ja sellega töötab psühhokatalüüs. No. Ma töötan sellega enam. Teissugune tehnika. See on teine tehnika ja aga kui seda ka konstellatsioonis kasutada, miks mitte, me oleme seda päris palju teinud, see töötab nagu imetabaselt. Kas konstellatsioon on siis üldiselt suures pildis, ta on siuke kaugemalt vaatlemine, et sellel see olukord, situatsioon, mida tahetakse tekitada, et see inimene näeks siis enda sükest olukorda mingisuguse distantsi tagant, et kui inimesed on tihti hästi, on see trauma, sa oled hästi selles sees, sa oled nagu hoomatud sellest, on ju. Et oleks siis tarvis tekitada süke distants ja seda vaadatagi nagu seda fotot. Jah, või kui me vaatame konstellatsioonis, siis siin ongi hästi oluline osa tööst on, mis meil töötab, meil on läbi silmade töötavad meil peegelneuronid. Peegelneuronid on need, mis meil ka neid sidemeid muudab vajadusel, sinna kuhu vaja. Ja sellepärast on oluline vaadata seda kõrvalt. Ja täpselt sama on selles psühhokatalüüsi meetodis on oluline sisemiste silmadega nii-öelda vaadata, visualiseerida. Kus kohas on kehas, mis takistab. Sest me ei pea enam seda traumat läbi elama, kui on elatud läbi. Aga kui ma vaatan lihtsalt, kus kohas ta kehas elab ja leian ta ülesse, siis organism on nii tark, et ta tavaliselt leiab väga kähku ise selle lahenduse ka. Ja siis me saame kontsentreerides oma tähelepanu, ehk siis sünapsid hakkavad tööle. Me näeme seda muutust, see läheb kehast ära või siis muutub süsteemis midagi. Me näeme läbi asendajate, kuidas minu emal või vanaemal või kellelgi hakkab parem. Ta saab rahu. Ta saab minna sinna, kus tema aeg on minna. Ehk siis surnute maailm, elavatele elavate. Ja siis, kuna me näeme seda kõrvalt, siis asi hakkab muutuma. Sest tekivad uued sidemed. Tekib nagu see rahunemine süsteemis. Et jah, niimoodi kuidagi. Ja millal siis see juhtub, kui inimesed nad selle vana tee peale tagasi lähevad, see fookus kaob siis ära või? Tihti peale on see, kui inimene peale tööd me alati ütleme ju ka, et 21 päeva jooksul palun ära räägi seda, mis oli. Ära mine sinna tagasi, mis oli, ära räägi uuesti, et seal vana ja seal oli halb või seal mida iganes. Ükskõik, mis seal ka oli, jäta see praegu rahule. Ja tegele selle uue seisundiga, mis sul on see muutunud seisund. Ja kui sa hoiad sellel tähelepanu, siis asjad muutuvad. Aga inimesed ikka kipuvad ju uudishimust veel või tahavad lahti seletada. Ehk siis mõistusega lahti seletada, mis oli. Aga see analüüs ei aita siin üldse kaasa. Okei, sa tahad minna kuhugi sõpradega sauna ja hakata seda... Siis heietad selle kõik veel uuesti lahti, võtad veel... Lähe vanadesse energiatesse tagasi. Täpselt. Sa haarad ennast uuesti selle negatiivse energiaga, mis oli. Ehk siis inimene ise endale tegelikult teeb kingituse, kui ta ronib minevikku uuesti. See on see, mis Maire ütles, et me tõstame küll soost välja. Aga ei, tal arutame ja lähme tagasi sinna. Aga no meeldib soos. Mitte midagi. No meil on uus külaline ka nüüd. See on meie konstellatsiooni koer. Ta vahel on väga hea asendaja. Ta väga hästi näitab kõike. On ta päriselt tulnud ka sinna? Päriselt on tulnud.
ja individuaalselt, kui me töötame üks ühele, siis ta on ikka asendamatu tegelane siin. Siis ta vahel läheb, inimene nuutab ja ta on õnnetu ja nii edasi, siis ta läheb ja kallistab. Ja siis nad istuvad kahekesi koos põrandal ja siis ta teda toetab ja ta on unikaalne koer. Iseenesest väga sõbralik ja aga häält teeb. Häält teeb palju, nagu kuulsite. Kui inimene tuleb, siis ikka teeb häält. Aga vahel magab inimese maha ka. Et siis imestad, et keegi on jälle ilmunud. Ma tahtsin öelda konstellatsioonide kohta, et see on meetod, on hästi palju meetodeid üldse. Ja vahet ei ole, millist kasutada selleks, et terveneda, et liikuda. Ükskõik, kas see on holistiline teraapia, on see pereteraapia, on see, vahet ei ole. Põhiline on see, et kliendil oleks, usk on alati ka suurem kui teadmine. Seda me teame. Ja konstellatsioon on see, mis töötab alateadvusega. Mõistusega ei saa midagi teha. On tööd, mis toimuvad ilma sõnadeta ja need on kõige võimsamad. Sest kui me räägime, me läheme tihti mõistuse tasandile. Aga kui me vaatame, see on hoopis midagi muud. Ja kuna see on see info, mis on inimese sees ja ainult, mis on meie mõistus ja mis on meie teadmised, need on 5–10%. Kui meil oleks 20, meil oleks rohkem kui Einstein. Ma arvan, et hing teab rohkem. Hing teab rohkem ja ta juhib. Ja kuna see on töö ikkagi hingetasandiga ja alateadvusliku tasandiga, meie alateadvusega, ta juhib meid rohkem elus kui midagi muud. Ja kui me oleme temaga kokku puutes, siis ta annab selle info ja me saame seda infot vaadelda, siis loogiline, et toimuvad muudatused. Vähe sellest kvantfüüsikat teades, ükskõik milline muutus ei too kaasa ka muutusi teistel. Sest kui palju on olnud neid lugusid, kus millegi pärast ilmuvad välja sugulased, järsku tekib kontakt emaga või isaga, keda pole 100 aastat näinud, järsku helistab keegi. Siin oli lausa lugu, kus me tegime 2 koera peale töö. Ja me oleme huvitavaid asju teinud elus üldse. 2 koera tülitsesid omavahel, absoluutselt läbi ei saanud, just perekonda kuuluvad. Tegime konstellatsiooni ja pool tundi hiljem tuleb tütrelt kiri, et mina ei tea, mis te tegite, aga see töötas. Ja nad 2 ülisõbralikult mängisid. Ja koeri ei olnud seal? Ei, koerad olid kuskil mujal, kodus olid. Ja täpselt sama puhul Perenaisele tegime töö, aga koertel toimus niimoodi muutus. Enne seda nad kaklesid, nii et see oli... Me oleme hobuste peale töid teinud. Midagi. Koduloomad on ka üks väga sükene põnev. Aga see mõjutab siis ümber olevaid inimesi palju? Absoluutselt. Koduloomad on ju, tulevad ka peresüsteemi midagi, mingit kohta näitama või täitma. Et kui koer on lihtsalt koer, siis ta on koer. Aga võib-olla ta tuleb lapse koha peale. Aga võib-olla ta tuleb ühe või venna koha peale. Tule emme juurde. Ja, sest osad vanemad ju võtavad koera. Mis sa arvad? Mis koha peale see laps tuli? Mis koha peal see on? Koera. Sündimata lapse koha peal. See koer on sündimata lapse koha. Ja, meil oli töö, me töötasime kunagi Pariisis. Veenaga tegime konstellatsioone seal. Ja meil tuli, Hispaanias tuli üks poiss, noor mees, kellel oli kass. Tema päritolu on see, et isa on indu. Isa on indu. Ja siis ta tuli konstellatsiooni sinna Pariisi meil. Ja siis oli seal hästi huvitav moment, kui tal oli kogu aeg jälgis kassi. Ta oli see, mis ta on, see GPS oli kaelas. Et üles leida kass, kui midagi on. Ja pabistas kogu aeg selle kassi pärast ja siis paneme tema töö üles siis ja ta ütleb, et kass tahab, et kass oleks ka süsteemi sinna konstellatsiooni sisse pandud. Panime kassi ka siis. Ja siis vaatame Lenaga ja tead, et see on sul õe või venna koha peal. Mis ta ütleb, ma tean. Ma tean, see on mu õde. Ja ta hoiabki kassi kui oma õde. Ja tuli välja. Ja tuligi välja. Oligi sündimata. Uurisime ema käest, oligi sündimata laps. Tehti aborti. Ma mõtlen, vaata, kui palju on siukseid igasuguseid suhteid, sa oled mu beebi, sa oled mu... Ja öeldaksegi välja siukseid asju. Ja nüüd, kui mõelda, mida ma loodan ka, et inimestes tekib, kas see on nagu natuke perversne isegi või nagu ei ole, ta on lihtsalt süsteemis, on ükski koht ei ole tühi. Ja teine asi on see, et vahel on trauma nii suur,
et tahaks, et aeg jääks sinna paika, kus ta oli. On olemas ju lugusid küll, kus ma ei tea, seal näiteks üks lastest sureb ja siis sa ei taha, et sinu laps kasvaks suureks, sest järsku temaga juhtub ka see, kui aga teine laps on suurest peast surnud võib-olla või sureb õde või vend. Ja siis sellel hetkel see trauma on nii suur ja sa ei taha, et see muutuks. Ja siis sa jätadki selle lapse sinna arengustaadiumisse 5-aastasena näiteks. Ja sa ei lasegi tal areneda sellepärast, et see hirm, et ta kasvab suureks ja läheb oma elu peale, on nii suur. Aga see on nii alateadlik, et sa isegi ei märka, et seda teed. Ja no lõppkokkuvõttes teine variant on, et kasvatadki endale mehe kõrvale. et kui meestel, kui isa näiteks pole peres, eks ole. Väga kurioosne on, väga raske saatus on nendel lastel, keda sünnitatakse selleks, et täita tühi auk. No näiteks, kujutage ette nüüd pilti. On ema, kes kaotab lapse 5-aastaselt. Sünnitab järgmise. Iga päev käib kalmistul 5 lilli. Siis laps sünnib, käib iga päev vankriga. Siis jõuab laps samasse, see õde jõuab samasse ikka, kui suri see laps. Ta jääb haigeks. Tuli tark arst. Vaatas, seinad on täis surnud lapse pilte. Mitte ühte pilti elavast lapsest. Ta võtab karafini, virutab vastu seina, jookseb välja isa, mida te teete, mida te teete. Siis ta ütles, et vaadake, mis teie teete. Te ei ole elavat last üldse näinud. Te teda ei märka. Te olete ta kõigest ilma jätnud. Kuhu tal minna on? Ainult kalmistule. Seal te teda armastate. On neid suguvõsasid, kus armastatakse surnuid, aga elavaid ei nähta. Kui keegi jääb kinni kellegi eelmisesse surma, siis ta ei näe elavat. Ja selliseid lugusid on ka. Ja alla 12-aastastel lastel ei ole oma haigusi. Nad kannavad kõik vanemate haigusi. Või esivanemate. Või esivanemate. Põhiliselt side on ikkagi vanematega. Või vahel on ka valevanematega, seda on vähe. Ja kui kujutame ette, näiteks mõtte kadus ära. Lapsel on verevähk. Okei. Isa jookseb taga siia tänna, jõuab lõpuks siia. Paneme ülesse. Ema last üldse ei näe. Üldse. Ema on jäätunud, sest ema oli jäätunud. Ja nad on kõik on täiesti kivistunud sisemiselt, hing on peaaegu surnud. Nad ei elagi. Nad on väliselt hästi tegusad inimesed, hästi tublid, neil on kõik olemas, ta on väga head karjääri teinud, aga tunded ja hing on seest jäätunud. On olemas jääkuninganna, ega siis niisama ei ole, muinasjutud räägivad väga palju. Ja kui me võtame selle jääkuninganna ja siis tal sünnib tütar. Ja mis seal tütre üle jääb? Kas jääda vähki ja surra? Järsku äratada ema üles läbi selle, et on haige. Järsku ema ärkab ja märkab, aga ema ei. Pärast tuli ema konstellatsiooni. Lõpuks saime selle armastuse voo liikuma, mis edasi sai, ma ei tea. Meil ei ole kommet uurida tagantjärgi. Nüüd ristilapsi meil on küll, kes pärast. Need teated tulevad rõõmuga. Teated tulevad, jah. See töötas, me saame lapse. Ja ma olen rase ja nii edasi ja oi näed. Et neid asju on ja et need tagasisidemed tulevad, aga selliste asjade puhul mitte. Või siis kui inimene, aga siis kui inimene näiteks on vähiga, siis kas me näeme enam inimest või me näeme vähki? Täpselt. Elaval inimesel on lihtsalt haigus, tegelikult on, loetakse teisiti, et ta ei ole nii hirmus. Aga meil on, me enam ei näe seda isiksust, me ei näe inimest, me hakkame nägema ainult seda haigust. Kõik helistavad, küsivad, kuule, kuidas sul nüüd on, kas sul on ja siis mida me teeme, me kogu aeg anname energiat selle haigusele. Toidame seda.
sellepärast on olemas väga huvitav prantslane Bamon. Väga hindan tema konstellatsioone ja tema töid ja kõike tema. Siis tema on ta töötab tehnika ainult sellisel juhul, kui inimene pärast seda võtab seljakoti ja läheb kuskile ära. Kolib ära? No mingiks ajaks läheb sellest keskkonnast välja, kus igaüks ei käi ja ei küsi ja ei uuri ja kus ta võib natukene olla jälle tunda ennast võib-olla tervena ja iseseisvana. No ma ei tea, on see töötab või ei tööta, võib-olla töötab. No tundub, et sinu puhul töötas. Minu puhul töötas ja mul on 2 korda vähkond. On jah? Et ma ei tea, aga ma saan aru, et lihtsalt see onkoloogia küsimus on praegu ikka väga palju on ümberringi seda kõike. Mõni tuleb tagasi juba tervena hoopis teiste teemadega ja nii edasi, et ka seda aga paljud otsivadki, ma saan aru seda, et mul on nüüd see haigus, nüüd ma saan tähelepanu ja nüüd ma saan iseendale ja kõik on meie sisemine, sest praegu on kõik uus tehnoloogia, uus saksa tehnoloogiad ja kõik muud tehnikad, ma räägin, et ega ei see ainult konstellatsioon ei ole see meetod. Kindlasti meditsiini poole kindlasti pöörduda. Igal juhul. Et pöörduge. Jaa, kindlasti on vaja. Lihtsalt ravi mõjub siis paremini, kui meil on põhjus ära võetud. Absoluutselt. Sest igal asjal on põhjus ja tagajärg. Vähk on nagu tagajärg juba. Aga kui me näeme põhjuse ja suudame ja põhjust ei ole, põhjus on ära likvideeritud. Ja lahendus on juba nina all, eks ole. Siis see ravi mõjub. Täpselt. Siis inimene saab hakata tervenema. Sest kui põhjus, igas asjas on põhjus ja tagajärg. Meie ei ravi. Konstellatsioon ei ravi. Aga ta näitab ära põhjuse. Ja kui inimene selle läbi analüüsib ja need energiat muutuvad, siis ta hakkab liikuma elu poole ja tervenemise poole. Kui ta näeb lahendust. Meditsiin aitab sinna igal juhul. Raudselt. Mulle nagu see sümptomite töös just ma alati, kui ma teen sümptomitega töid, siis ma kindlasti aitan inimesel või koos leiame selle, mis tuleb selle haiguse asemel, sest loodus ei salli tühja kohta. Okay. Ja, siis peab midagi et sa aitad nagu täita selle koha? Ja me teeme konstellatsiooni ära, ta näeb reaalselt, kui ta nagu mingisuguse reaalse lahenduse enda jaoks nagu näeb pärast seda, mis tuleb selle haiguse asemel. Oskad jälle näiteks, ma olen terve elu tahtnud minna reisile, pole julgenud selle haigusele, aga nüüd ma tahan minna reisile. Me teeme töö ära, ma kindlasti palun siis saata mulle pilt ka reisilt. Päris mitu pilt olen saanud või mingi eesmärk, mis tal on, luua oma aed või nüüd ma saan, kui mul tervis taastub, ma saan rohkem sporti teha või ma saan perega minna sööma välja. Mis iganes see on, aga maine asi. Sest tunded on toredad, aga nad kipuvad laiali valguma. Sellepärast mulle meeldivad need reaalsed asjad, millest kinni hoida. Et siis näeb inimene ka ise seda muutust. Ja jah. Väga hea küsimus on ka, kes märkab muutust? Kes on see inimene, kes märkab muutust pärast konstellatsiooni? See on mulle meeldib. Et see, kes esimesena tähele paneb seda? Kes see on? Kas see oled sina ise või on see sinu partner või on need vanemad? Või on lapsed? Mida see võib mis tähendab? Kujuta ette, kui sa käid kogu aeg mossis näoga ja õnnetu ringi ja järsku oled lõbus, mis siis juhtub? Oled sina tagasi? Kes siis märkab? Et sa üldse lõbus oled. Kes märkab seda muutust, mis sinus on toimunud? Ei, ma mõtlen, mis see märgiline tähendus on? Mis see on? No kujuta ette, kui sa ise märkad ära, et keegi märkas, et sa oled juba uuel teel. Kas sa siis jätkad seda? Ja. Või sa lähed koju lössis ja ütled, et näed, mitte keegi ei või kas see võib ka see olla, et keegi selline märkab, keda sa ei taha, et sa märkaks ja siis sa justkui tõmbad nagu tagasi ja mingid süüksed? Ei, kujuta ette, kui sa hommikul depressiooniga, hommikul tärkad üles ja ei taha kohvigi võtta, mees teeb sulle hommikul kohvi, teeb põilevad jube hea ju. Ja mis on siis järgmine päev pärast konstellatsiooni? Lepid kokku, et sa tõused hommikul ise, lähed teed kohvi ja viid mehele kohvi. Kas mees märkab muudatust? Kujuta ette, et sa teed seda rõõmuga. Kujuta ette, kui sa hea meelega seda teed naudinguga, nüüd teeme vastupidi.
kui selline lihtne asi on juba muutus, sest järgmine päev saab teha järgmise muutuse. Sest hommikul välja ronida voodist, kui sa oled 5 aastat iga päev raskusega tõusnud ja öelnud, et issa, kuidas ma ei taha tõusta, ma ei taha tööle minna, ma ei taha seda, ma ei taha seda. Aga nüüd järsku tahad. Kui sa hommikul järsku teed, et oi, ma tahan ärgata ja ma teen kohvi. On vahe. Väga suur. No. Ma mäletan aega, kui mul oli siin see Kilpnärme alatalitlusega siin mässasin mõned aastaga. Mõtlesin, et mine vetsa, et kuidas on võimalik, et ma lihtsalt ei jaksagi. Hommikust õhtuni ei jaksa. Ma suudan ainult magada enam-vähem, aga jõudu ei ole. Siis mul oli nagu kogu aeg oli see igatsus selle mina järgi, kes suutis, kes tegi, kes möllas. Hommikul, vahel lõunal ärkas ja lasi. Aga niimoodi, et jaksaks ka õhtul nautida seda rahuaega, mis mulle õudselt meeldib. Ja mulle meeldib teha terve elu. Et ma ei ole see, kes suudaks pikalt ühe koha peal olla. Et kui minna puhkusele öelda, et lähme nüüd päevitama, see on väga raske tegevus. Et lihtsalt olla niimoodi. Aga ma olen harjutanud ka. Aga jaa, see on uskumatult võimas tunne, kui sa saad selle jõu tagasi. Ei no ma ise tean, mina ju käisin ka enda emaga ja miks ma üldse tahtsin siia rääkima tulla, et see oli alguses, kogu see konstellatsiooni teema oli siuke väga võõras ja mina kasvasin üles puhtalt siukse loogika põhiselt, on ju, et kõik siuksed ma oleks ikkagi, kui sa kuuled konstellatsiooni, mingid väljad ja energia, siis see nagu kunagi oleks kohe selle liigitanud mingi uhuu ja siukse jama alla, on ju. Aga üks asi on see, et kui ma tulin, siis siin on ka mingi siuke hästi mingi loogika ja ma arvan, et te mõlemad seletate ka seda hästi teaduspõhiselt ja kogu see süsteem, et ongi süsteem, on ema ja isa ja siis ma saan aru, et seal osad asjad käivadki ümber üle generatsiooni või et see on justkui nagu see DNA heeliks ja mingid siuksed sarnasused tekivad, on ju. Aga jaa, kus ma märkasin, oligi, et minu suhe siis minu emaga muutus nagu märgatavalt kohe pärast seda. Ja see oli, jah, ma ei oska seda millegi muuga niimoodi võib-olla kokku viia, et siin me käisime ja muutus toimus ja tundub üsna siuke põhjus-tagajärg. Jah, mulle meeldibki, et siin on alati põhjus-tagajärg, et sa saad seda loogikat leida. Nagu väiksed detektiivid, kes on. Aga teile nagu mõlemale meeldib ka see. Muidugi meeldib. Sest et. See on äge maailm, see on väga äge maailm, sellepärast, et see muutub kogu aeg. Sul ei ole mitte ühte ja sama lugu. Kõik süsteemid on erinevad. Ja mulle isegi meeldib, kui on vahel natuke keerulisem võib-olla, et sa näed, et okei, siin on mitmekihilised tööd on hakanud tulema, et kõigepealt lahendada ära siin emasüsteemis mingisuguse teema, siis tuleb välja, et isasüsteemis on ka veel vaja ära lahendada ja siis sa teda kõike niimoodi nagu detektiiv otsid neid lahendusi seal ikkagi. Ja teine, mis mulle meeldib vahel öelda, et me oleme nagu natuke nagu ajukirurgid ilma skalpellita. Et me ikkagi otsime sealt ajust ka need põhjused, mis need tulevad, kuidas need tulevad. Ja muidugi igasugused teadmised, mis me oleme lisaks õppinud või lugenud, siis nad kõik aitavad kaasa. Nad kõik aitavad kaasa, nad avavad jälle nagu uusi uksi vahel. Lihtsalt loed mingis raamatus, kas nii saab olla? Saabki. Siis paned välja peal saabki ja nii ongi. Näiteks ühest raamatust lugesime välja kunagi, et vahel on migreeni taga võib olla kaksik. Ja siis hakkasime ka kontrollima. Mitte alati ei ole kaksik selle taga, aga sündimata kaksik. Et eostunud on mõlemad, aga kuidagi üks annab oma elujõu teisele ära. Aga siis, kui on elus raske, siis ta justkui tuleb sind toetama. Ma olen siin, jube valusalt toetab muidugi. See toetus on väga valus, mäleta mind, ma olen sinuga.
just pähe. Ja just migreenina, just. Väga sageli. Pärast kontroll, mul endal kaksik. Mul on muuseas mõlemalt poolt ka põhjus. Isa poolt on mul tädid kaksikud ja ema poolt on onud kaksikud. Minul kaksik, pojal kaksik, temal migreenid, minul migreenid. Mis on mingid kõige kummalisemad asjad, mis teil seal nende tööde juures on välja tulnud? Ma arvan, südame siirdamine. Südame siirdamine oli tõesti üks väga huvitav lugu. Südame siirdamine? Kellegil eelnevalt oli... Jaa, siirdati süda. Soomes vist, jah. Ja pärast seda tal organism ei tahtnud vastu võtta südat. Aga talle tuli välja, et tal ei olnud selle inimese luba südame siirdamiseks. Ja kui me panime selle hinge, kellele see süda tegelikult kuulus, siis ta oli väga vihane alguses. Sest talle ei olnud luba antud enda kehaosade nagu doonorina. Tal oli vist ootamatu surm või midagi. Aga jah. Noor inimene ja ta ei olnud nõus sellega ja organism ei võtnud vastu. Üldiselt lepitada tuli päris korralikult, et ta üldse nõustuks sellega lõpuks. Ja lõpuks olid nad mõlemad väga tänulikud, et läks hästi. Sellepärast ma saan aru, et süda hakkas tööle. Süda hakkas tööle. Kuidas? Räägi. Ma ei mäleta seda täpselt. Seal oli huvitav moment, kus siis, kui tekkis neil ühinemine, siis südames siis asendaja hakkas tundma soojust. Kõigepealt ühes keha osas siis... Et veri hakkas voolama. Et talle tekkis soojus, jääkülm oli muidu. Ja tal oli, nende andmete järgi oli see, minu meelest oli see maksimum välja tõukamine. Just meditsiinilist andmed näitasid. Hästi kõvad rohud peal ja siis see süda hakkas siis täpselt nii tööle, nagu süda töötab, soojaks läks üks osa, siis läks edasi, siis läks siit ja siis hakkas edasi. Asendaja oli südame koha peal. Ja võt see oli vapustav selles suhtes, et kuidas inimesel see soojus hakkas tulema täpselt niimoodi keha osade järgi, nii nagu meil süda tööb. Pärast seda, kui tekkis nõustamine ja leppimine. Ja siis ta läks 4-5 päeva hiljem analüüse andma. Ja tal näitas, et 10 pealt oli kukkunud 2 peale, et keha hakkas vastu võtma südant. Ta elas veel mitu aastat, 2 aastat ja siis ütlesid tal neerud üles, eks seal on ravimid ka taga. Aga selle taga oli, mis ta tuli jälle konstellatsiooni tegema, sest põhimõtteliselt meil on 2 neeru. Üks on meie eluenergia, teine on nagu meie suguvõsa eluenergia, suguvõsa jõud nagu, mis meile on antud, üks on meie enda oma, kui me sünnime, teine on nagu see... Et neerud on sellega seotud? Neerud on seotud sellega ja tihti peale. Ma ei tea lõpuni, see on kõik niisugune suhteline, meditsiiniliselt ilmselt ei ole seda, aga Idamaa filosoofia põhimõttel, ajurvedad ja kõik muud, need räägivad sellest. Ja siis, kui me vaatleme, et ta nüüd, kui ta oli siis juba uue südame saanud ja kõik ja siis ta ütleb väljendi, ma panen suren, kui nõustun emaga. Ja neerud ütlevad üles. Et mis on nõustumine meie vanematega? Vahet ei ole, millised nad on, nad andsid elu. Ja see on kõige tähtsam, mis nad andsid. Ja kõige tähtsam kingitus, mis me üldse saame, on elu. Kujutage ette see 1 miljon spermatosoidi, mis liigub. Vanasti öeldi, nad võitlevad teineteise selleks, et jõuda kohale. Nüüd kõik uued uuringud, mis on tehtud, on filmitud. Nüüd näitavad nad, et nad kõik toetavad selleks, et keegi jõuaks kohale. Mul on üks salajane mõte, äkki need on need miljonid esivanemad, kes toetavad elu tulevat. Kujutage ette, selleks, et lõpuks jõuaks kohale ükski, tekiks see viljastus. Ja siis esitame edasi küsimuse. Kujutage ette, kui palju nendest hukkub ühelt poolt, selleks, et üks jõuaks. Mõelge, milline väärtus on meie elul. Väga. Ja vähe sellest, kujutage ette, et meil on 8 miljardit või rohkemgi juba, aga kõik on erilised. Me oleme kõik erilised. Ja see on müstiline, milline õnn on omada üldse elu.
mõelge, kui see tänu veel tuleb lisaks sellele õnnele, siis ma tean, et tänu on see energia, millega on võimalik vist kõige rohkem muuta elus. 2 asja, 2 sõna, mis meil on, kõige suuremad, on jah, nõustumine sellega, mis meil on. Nii nagu ta on. Nii nagu ta on. Ja kõigega, mis oli, nii nagu see oli. Ja teine on aitäh. Võib öelda ka täna, sest sõnadel on meeletu jõud ja energia. Tänu energia kuidagi on nii... Väga võimas. Hoopis teistsugune kui lihtsalt aitäh. Ma ei tea. Minu arust on selles me ka oleme vahe. pannud üles sõnade konstellatsioone selle energiaga. Ma ütlen ausalt, pulli pärast tegime. Ja tuli välja, et täiesti erinev energia on sõnadel. Tänan on pehmem, aga võimsem. Powerit on selles kuidagi. Ja me oleme teinud igast pulli. Aga Velena võib edasi rääkida. Ma ei oska midagi öelda. No, ma ise mõtlesin ka, et see ongi täpselt siuke koht, kus mina ütlen aitäh ja ma arvan, et see oli... ka hea. Jah. Ma tänan. Ja ma tõesti tänan. See oli väga eriline episood ja ma arvan, siin oli palju siukseid terasi. Mis siis inimesed teha saavad, kui nad oleksid huvitatud, kuhu nad saavad tulla ja kuidas nad siis seda kogeda saavad või? No, meil on põhiline koht, on meil ainukesena, mis töötab, on konstellatsioonid.com koduleht. Ja sealt kaudu saab kogu info kätte. Meil on seal ajakava, erinevad kursuse kirjeldused. Ja seal saab meie kontaktid ka. Et registreerige ja tulge aga Kalijärve tallu kohale. Ja vahel on niimoodi, et kuupäevad on meil mõnikord pandud, aga mõnikord ei ole. Oodake siis ära, vaadake veel. Tuleb ikka midagi. Et lihtsalt me oleme sellised väga laisad. No. Arvutis vahel. Et ei ole kuupäevi nagu... Kui oleme ausad, ma olen arvutiga tülis. Ja siis on vahel niimoodi, et järgmine kuu on täitsa tühi. See ei ole tühi. Ei ole tühi. Mingi hetk ilmub sinna kindlasti mingi kuupäev, kellaaeg. No ja ütleme niimoodi, et enamjaolt korra nädalavahetusel me Kalijärve talus ikkagi teeme. Okay. Ja konstellatsioone saab teha ükskõik mis päeval, isegi kui seal on teema ees, et seal on erinevaid teemasid. No kohe on meil seksist tulemas. Ja siis pärast tunne ennast teisi. Ja paar kohta veel on. Tunne ennast on veel paar kohta tõesti, ega palju sinna ei mahu. Okei, super, aitäh ja tulge siia kohale. Jah. Täname sind.